investeerimisjutud. And action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Minu nimi on Tarmo Taninas ja üle pikka aja mul on hea meel siin jälle näha vana sõpra ja kolleegi Meelis Maasikut. Tere Meelis! Ja tervist Tarmo ja tervist kõik kuulajad, et tore siin stuudios tagasi olla. Tuletamis kuupäeva kõigaks juhuks meelde, et täna on siis 23. märts juba ja pean alustama Meelis küsimusega, mida minu käest tavaliselt küsitakse, kui ma puhkusele lähen. Et kui mina lähen puhkusele tavaliselt, siis aktsiaturud kukuvad, et kas siis võtsid selle minu kombe üle? Ja tõesti tundub nii, et kui viimase paar korda ma olen puhanud, et siis turgudel on nagu põhi alt ära läinud, et viimane kord oli see Jaapani carry trade'i augustis vist. Jah, augustis korrektsioon. Siis ma olin puhkusel ja nüüd, kui ma puhkusel olin, siis tundus ka, et oli päris verine ikkagist. No, millal sa järgmine kord puhkusel lähed? Mai lõpus. Nii et olge valmis. Ma tuleb sellin mei. And go away. Okei, jälgin. Ühel juhul ma olen nagu hoiatanud teid. Aga ma saan aru, et käisid Itaalias suusatamas, puhkamas. Kuidas siis sealt kõrget mäe otsast tundus Itaalia majandus ja kas seal üldse turgudest ka mõeldi? Ja kusjuures puhata oli päris mõnus, et kuidagi ma tundsin, et seda puhkuste maja vaata, et kõik see Trumpi see tariffi teemat, kõik see geopoliitika, turud, liikumised, tulemused, et seda infot on nagu kohati nagu nii palju ja aeg-ajalt tekib selline tunne, et sul on vaja nagu ikkagi seda keskkonnavahetust ja see keskkonnavahetus nagu ideaalis ta võikski olla selline, kus sa ei saa nagu telefoni näppida, sa ei saa uudiseid näppida ja mis selleks paremini sobib, on ju, mägedas suusatamine, kus levi ei ole. Seal isegi levi tegelikult on, aga pigem on see, et kui sa sealt mäest nagu alla tuled, et siis su aju nagu tegeleb ellu jäämisega, et sa ei mõtle tol hetkel, et mis see Trump nüüd tweetis või mis turud teevad, et pigem sa kandid seal ühest otsast teise vasak parem ja sealt 3000 pealt nagu tuled allapoole. Aga ütleme väga äge reis oli, et kuna seda ei plaanin nagu väga pikalt ette ka, et pigem vaatasid Ryaniga otsepiletid, ka mugav lend ja mis seal ikka, Economy Light, selg küürus ja põlvad krõnksust Bergamo poole ja 3 tundi kohal, et ja siis sealt autoga siuke Prantsusmaa piiri äärde, seal on siuke Courmayori piirkond, ta on nagu Itaalias, aga täpselt Mont Blanc'i jalamil või seal ees, nii et sealt Mont Blanc'i alt läheb tunnel läbi. Nägid seda võimast mäge siis päris lähedalt? Ja see on tõesti väga võimas niimoodi, et sa näed nagu põhjas kuni tippu välja, et väga võimas mägi ikkagist on, ma ei tea, kas see on 4800 meetrit kõrgust. Aga mis see Courmayeur teelt ongi siuke äge linnak, et mis on nagu siuke mägironijat ja talvel siuke suusakeskus, et sealt lähevad igasugused need konlid mägedesse ja mis on nagu võib-olla huvitav, et see Courmayeur on, ta ei ole nagu suur koht, aga ta on nagu väga ilus linnak ja siuke keskel on siuke hästi pikk peatänav, kus on igasugused baarid, restoranid, kohvikud ja siis päris palju poode ja võib-olla vaadates neid poode, mis seal on näiteks esindatud, on Philippe Patek, Rolex on ju, kallid kellade poed, igasugused Diorid, Gucci'd ja siuksed poed ka, et see näitab, et palju seal ikkagist rahvast nagu liigub, et nii talvel kui ka suvel, see on öelda nagu Eesti mõttes mingi Tallinna lennujaam, et hull rahvaflow on seal peal, et ja kuna need poed seal on, et siis ilmselt seal on ka ikkagist päris palju siuks inimesi, kes seal jalutab Pateki poest mööda ja tuleb siuke tunne, et kella osta, et läheb sisse, võtab selle 30-40 kilose kella endale ära ja läheb edasi. Et jah, siuke et ma arvan, et mu ütleme vaim sai kõvasti puhkust, võib-olla füüsiliselt keha ei saanud puhkust, et oli nagu väsitav ikkagist.
no väga põnev seiklus tundub, et oli, et millal sa siis esimest korda turge natuke vaatama hakkasid, et võin öelda, et omajagu möllu on meil siin olnud. Jah, eks ma üritasin tegelikult võimalikult vähe meelega vaadata, aga eks õhtul ikka enne magaminekut korra viskasid pilgu peale, et mis siin toimunud on, et jah, et sihukest actionit pole jälle mõnda aega näinud, et mis turgudel toimus ja mis nagu silma jäi, et siis tegelikult just see languskiirus, et see teeb siin omamoodi nagu rekordeid, et kus ikkagist USA turud kukkusid 20 päevaga, S&P seal 10%, Nasdaq isegi rohkem, et see on nagu ajalooliselt niisugune 5-6 koht nagu selle languse kiiruse ja päevade nagu arvu poolest. Aga mis on nagu positiivne, on see, et ütleme, kui vaadata ajaloolist datat, siis alati kas 3, 6 ja 12 kuud hiljem turud on plussis olnud. Ma võin lihtsalt kuulajatele siia taustaks öelda, kes võib-olla iga nädal pidevalt ei ole meid kuulanud, et Ameerika Nasdaq on siis eurodes mõõdetuna reede seisuga 11,8% miinuses, SP500 7,6% miinuses ja kui ma panen siia kõrvale see sama riik, kus sa käisid, Itaalia 14% plussis, Hispaania naaber siin 15,6% plussis, Saksamaa ka natuke üle 14 plussis ja isegi Soome ja Rootsi on praktiliselt 10% plussis ja meie Eesti siis natuke üle 5% plussis, et olime vahepeal siin 8 kandis, et kuidas tundub, Meelis, et kas investorid on hakanud positsiooni ümber mängima, et müüme nagu USA-t, müüme rohkem tehnoloogiat seal ja lähme siis nüüd koos, ütleme siis Euroopa kaitsetööstusesse rukkist lõikama? Ja mulle tundub küll, et jah, tõesti USA-t on müüdud ja kõiki teisi turge on nagu ostetud, et ja tõesti peab ikka tunnistama, et Trump on ikka niisugust tehnilist damage'it teinud USA turgudele ja eks seda müügipõhjust võib-olla oli tükk aega otsitud ka, et turg vajas ikkagi natuke niisugust hingetõmba aega ka, aga kui vaatad tõesti, kus S&P ja Nasdaq täna USAs on kukkunud, et siis tegelikult nad kauplevad nüüd mõlemad allapoole pikaajalist libiseid keskmiseid, et mis see tähendab, et ametlikult me oleme USAs langustrendis ja nüüd on jah, üsna niisugune, ütleme, pingeline moment, vaatasin, et 4 nädalat langeti ja eelmine nädal jäädi nüüd nivi-nabin plussi USAs, et positiivne on see, et mingisugust põhja siin hetkel nagu moodustatakse, kui me siin paari nädala jooksul nüüd ei suuda üle nende pikaajaliste libisate keskmiste ronida, siis tegelikult läheb asi päris ohtlikuks, et siis tõenäoliselt hakatakse siin ikkagist rääkima risk-off sentimendist ja majanduslangusest, et mida siis täna turud kardavadki spekulatsioonid, et majanduslanguse risk kasvab. Jah, et ja üks põhjus, mis seda võib põhjustada või kiirendada, seda on seesama tariifide tõus üle maailma. Aga miks siis, ütleme, möödunud nädala teisel poolel turud natuke positiivsemad olid? No meil oli teatavasti Ameerika Keskpanga istungsil eelmine kolmapäev, kus siis teatati ka sellest, et intresse me seekord ei muuda ja mis oli võib-olla huvitav, et Ameerika Keskpanga president Jerome Powell tegelikult mainis selle ära, loomulikult, et see Trumpi tariifid, see kuidagi majandusele kasulik ei ole, et see tõstab inflatsiooni survet ja seda juttu me oleme nagu varem ka kuulnud, aga võib-olla nagu huvitav oli see, et ta rõhutas, et tollide mõju on pigem nagu lühiajaline ja et keskmisena Ameerika majandusel läheb ikkagi täna suhteliselt hästi ja mäletad, Meelis, kui me tegime siin aasta alguses nagu prognoose, et mis ma vaatasin ka, et meil sellel aastal on kõige enam kuulatud saade, et see oli üle 6200 kuulaja ja vaatajad, väga võimsad numbrid, et täna me kõiki, kes kuulasid, vaatasid, aga üks küsimus, mis me püüdsime seal prognoosida oli, et mitu korda siis Fed sellel aastal intresse alandab ja kui palju ja tundub, et selles punktis sina vist võidad, vähemalt kui Powell oma sõna peab, siis ta ütles, et langetame 2 korda kokku 0,5% ulatuses ja sina pakkusid 2, mina pakkusin 1, et oleks nagu erinev pakkumine, aga ta pole veel seda 2 langetanud, ta pole ühtegi veel langetanud. Ja mul jäi ka silma, et võib-olla mida tasuks nagu
jälgida on, et palju Powell kasutas sellist sõna nagu ebakindlus ja ta kasutas nagu 50 korda enda kõnes seda ja see tähendab seda, et mul tundub, et see Fed ise ei saa ka täpselt aru, et mis meil nagu lähitulevikus ees ootab, kuna kõik need tariifid ja see mõju on nagu natuke ebaselgusetu ja noh, tänu sellele tegelikult Fed ju tõmbas enda majanduskasvu prognoosi ka veel madalamaks ja just seda inflatsiooni ootusi hoopis kergitati, et noh, mis on nagu üsna halb kombinatsioon, et kui sa vaatad, et nad ootavad nagu sükest nõrgemat majanduskasvu ja kõrgemat inflatsiooni, noh, mis viitab nagu sükest stagflatsiooni sükest teed on ju, et aga noh, seda me enne teada ei saa, ma arvan, et kuni ma ei tea, mingi 4, 5, 6 kuud on ju, millal ütleme, kui kõik need tariifid on jõus ja need hakkavad nagu noh, majanduse numbritesse sisse tulema, et siis me saame nagu vaadata, et kas me oleme sinna majanduslanguse poole teel või siis kõik võib ka laksust muutuda, arvestades Trumpi ja Trumpi poliitikat, on ju. No me saate teises pooles räägime kindlasti ka, et no kuidas siis Peetritel läinud on ja mis ta nagu teinud on ja mis ta turgudest nagu arvavad, aga ma saan aru, et siin Bank of America on ütleme siis erinevate professionaalsete fondijuhtide käest ka küsinud, et mis te nendest finantsturgudest arvate ja noh, mina ka nüüd seekord ei tea, et mis nad arvavad, et võib-olla siis Meelis räägid mulle ja kuulajatele ka, et mis see seis seal rindel täna on. Jah, järjekordne fondijuhtide sentimendi uuring on välja tulnud ja tõesti seal on sellised drastilised muudatused sentimentis toimunud, et kui siin vaadata on ju, no see uuring on päris pikk, ma lihtsalt võtan mingi 3-4 sükest kiiremat asja seal välja, et mis tunduvad kõige huvitavamad, et esiteks see most crowded trade, kus on kogu rahvas sees, et see on endiselt MAX 7 ettevõtted, aga see on nüüd nagu korralikult kukkunud, et kui ta ennem oli nagu, et 70% peal, siis nüüd on nagu 40% peale kukutud. Ja siis number 2, mis arvatakse, et mis on järgmine selline most crowded trade on Euroopa aktsiad, et long kaitsetööstus, jah, et seal on nagu 23% fondijuht arvab, et see võiks olla selline järgmine siis selline ja trade olla ja siis selline 3.-4. koht on endiselt long krüpto ja long China. Need ei ole nagu kadunud, aga nad on suht väikse 9% osakaaluga. No kusjuures seda Hiinat on tõesti erinevatest allikatest rohkem näha, et kes kui palju nagu ostis ja mõned legendaarsed tegelased ka on jah, päris palju Hiinat ostma hakanud. Jah, aga siis vaadates edasi, et siis mis on fondijuhtide arvates kõige suuremad riskid täna ja esikoht on siis, et kaubandussõda lükkab majandused recessionisse, et 55% fondijuhte usub, et see stsenaarium on siin kõige tõenäolisem, siis teine koht on, et tariifidest tulenev inflatsioon paneb intressid tõusma. Et see on siis teine koht, et see on juba 19% osakaaluga ja kolmas selline risk täna on Doge ehk siis Eloni juhitud efektiivistamise osakond, et see lükkab nagu USA recessionisse, et jah, ütleme märksõna on recession ikkagist, et mis siin nagu kardetakse ja siis ja selline üldine kommentaar Bank of America enda poolt oli ikkagi see, et sisuliselt nagu toimus USA's ajaloo suurim allokatsiooni ümbermängimine, kus USA aktsiates, kui enne oli overweight nagu ülekaal, et siis nüüd järsku on laksust underweight. Underweight päris okei. Ja siis lisaks veel, et on toimumas üks suuremaid globaalseid majanduskasvu ootuste kukkumisi, et noh, väga paljud analüüsimajad on lihtsalt majanduskasvu ootuseid järsku allapoole tõmman nende tariifide pärast ja on toimunud ka suurim raha osakaalu kasv, et nende klientide seas, et kui ennem oli 3,5% cashi osakaal, et nüüd on liigutud nagu 4,1% peale. Ja nende Bank of America enda selline majandusväljavaade on selline, et kui
kaubandussõda vaibub, on ju, ei tea, mis Trump teeb, võib-olla on 2. aprillil ei tõstagi neid tariife, on ju, siis on head ta seda 1. aprillil ei tee, siis ei saa aru. jah, siis ei saaks aru, on ju, et aga noh, ühesõnaga, kui tariifid ei tõuse, aga sihuke kaubandussõda sellest nagu vaibub nagu ära suurema nagu damage'ita, et siis S&P on tagasi 6000 pluss tasemel. Ja kui ikkagi kaubandussõda realiseerub täiel määral, et siis nad näevad, et S&P on alla 5000 ehk siis 20% tippudest kukkumist ja isegi madalamale. Ja noh, ütleme, vaadates sükest investorite sentimenti, et see tuli ka välja, see AI sentimenti indeks ja no ma ei ole ammu nagu nii karust süke sentimenti näinud, et kus juba 3. nädalat järjest on 60% investoreid karused, average tavaliselt on seal 30% kandis. Ja kui vaadata, millal see 60% viimane kord oli, et investori nii karused on, siis see oli kuskil 2022 aasta keskel, kui oli samamoodi recessioni hirmud, on ju, mis küll ei realiseerunud, aga täna on sisuliselt investorid sama närvilised või samas meeleolus, nii et ja Goldman Sachs prognoosib ka siin nagu siuke majanduslanguse tõenäosus 20%, et see varieerub, ma olen 40%-liseid prognoose ka siin näinud, aga ta on siuke huvitav kombo, et kui kõik need negatiivsed asjad paned kokku, et siis ma läheks nagu teise paate, et võib-olla ongi hea ostukoht. No lühiajast küll vaata, et kui sa olid küll Itaalias, aga omavahel nagu suhtlesime ja ostsime ju sisse suure Peetri portfelli seda Nasdaqi indeksit, et mõtlesime, et üksikuid ettevõtted keeruline prognoosida, et kogu turg on nagu alla müüdud, et ossime siis seda, täna oleme 2% plussis ja eelturul täna on ka, turud on nagu ülespoole minemas nüüd lühiajaliselt, et tõesti ütleme, see 2. aprill on see tähtaeg olnud, kus on ähvardatud, et Trump tuleb väga karmide uute tariifidega, täna on need jutud juba sellised, et loodetakse, et äkki nad on võib-olla nagu rohkem otse suunatud mingitele sektorite, võib-olla mitte nii karmid ja mitte nüüd kõikidele riikidele sektoritele, saame näha, et ma arvan, et Trumpil on ka need nõuandjad, kes võiksid nagu rääkida seda poolt ka, et kui sa kogu aeg need tariife tõstad, et mis see nagu meie enda majandusele nagu kaasa toob, on ju. Ja võib-olla seda ka, et hetkel täna vaata, me ei näe veel mingisuguseid numbreid, mis oleks nagu hästi hirmutavad, et mida nagu turg hästi vaatab, on see esmased töötu avaldused on ju, initial jobless claims, et need ei ole tõusma hakanud ja siis ettevõtete kasum, mis me ikkagist hetkel ka veel ei näe, kuigi osad ettevõtted guidance on võib-olla natuke allapoole tõmmatud, aga hetkel on siiski vaid hirmud ja need prognoosid ei pruugi realiseeruda nii nagu 2022 aasta, et kus turg kartis samamoodi, aga recessionit ei tulnud ja mis tõi siis S&P-le korraliku sükese põrke, on ju. Siis mida veel, et kui me nüüd USAst natuke eemale läheme, siis eelmine saade me Jürgeniga rääkisime, eelmine nädal oli Saksamaal oluline nädal, et põhiseaduse muudatus tehti ja et Saksamaa võib nüüd rohkem laenama hakata ja kujutad ette, Meelis, et ütleme 10 aasta jooksul või natuke pikema aja jooksul, võib-olla 12 aasta jooksul Saksamaa siis investeerib $1 triljon oma nagu majandusse, et nüüd on nagu küsimus, et me mainisime, et Saksamaa turg on siin 14% juba tõusnud, aga kas see võib olla nagu, ütleme, Saksamaa enda, aga võib-olla ka Euroopa uue nagu tuleku algus, et investorid võib-olla tulevad sealt Ameerikast rohkem siia poole ka. Jah, see võib olla kindlasti, see ongi kindlasti taganttuul, on ju, et see 1 triljon eurot, mis selle eesmärk on ju, vähendada sellist sõjalist sõltuvust USAst ja just kaitsevallas. Seal oli energeetika ja teed ja kõik asjad on laiapõhjaline. Jah, siuke korralik likviidsuslaine, mis peaks tulema siin Euroopa ja eelkõige Saksamaa majandusse, on ju, aga vaadates tõesti kaitsetööstuse aktsiaid, on ju, see on juba nendes hinnas sees, on ju, me näeme, et kaitsetööstuse aktsiaid on juba ära puuminud või seal liiga tippudes, ma ütleks juba, aga reaalselt võib-olla siis nüüd hakkab reaalselt neid asju juhtuma alles, on ju, ja miks võib-olla on niisugune huvitav nagu pöördemoment tegelikult Euroopas on see, et kui sa vaatad Euroopa autotööstust, on ju,
mis on nagu täiesti mudas on ja inimesi koondatakse, seal sakslased koondasid eelmine aasta seal 40 000 töötajat. Volkswagen pani ju oma tehasid kinni ja Rheinmetall tahab seal tanke tootma hakata. Ja täpselt, et siin kui vaadata seda autosektorit üldse Euroopas, on umbes 13 miljonit inimest ehk nagu 7% Euroopa tööjõust ja täna on siis see juhtunud, et kus sealt autosektorist koondatakse ja järsk on päris palju vaba käsi on ju, ja siin oligi meedias käis ka läbi, et Itaalia ja Saksamaa need autotööstused tahavad nii-öelda siis Rheinmetalliga nii-öelda koostööd hakata tegema, et siis nendest tühjades autotehastest hakata siis mingi soomustatud autosid või no ma ei tea, kas või tanke on ju tootma, et ja koha on võtta ka need töötajad, et kes on nagu koondatud on ju, et päris hea tegelikult switch oleks, et see võib täitsa toimida. Üks tegelane, kellest ma pole ammu rääkinud siin, on ka nüüd natuke möllu tegemas ja jutt käib siis Türgi presidendist Erdoganist, et kes on küll öelnud, et tema enam ju presidendiks tagasi ei taha kandideerida, aga eks ta siis mõtleb ju oma partei peale ka tulevikus ja ma ei tea, kui palju meie kuulajate seas investorid on, kes kuidagi on Türki nagu investeerinud, aga kui osad on siis ja aktsiad on kiiresti kukkunud, siis natuke räägime, et miks nad nagu kukkunud on, et kuna vahistati siis Erdogani peamine konkurent Istanbuli linnapea, süüdistatakse korruptsiooni on ja, et siis aktsiad kukkusid paanikas päris palju, välisinvestorid hakkasid põgenema nagu ikka ja siis Erdogan keelas aktsiate lühikeseks müügi ära, et pidurdada seda müügilainet, pluss siis lihtsustas veel ettevõtetel aktsiate tagasiostmist, et mis sa Meelis arvad, kas selline asi aitab kuidagi investoritel sellist usaldust tagasi võita või? Eks need on enne ajalooliselt ka proovitud, et mingil määral nad võib-olla korraks rahustavad turgu, et kuna sa ei saa nagu turu vastu kõiki instrumente kasutada, aga eks see on niisugused verised ajad, et eks seal Türgi on nagu tuntud nende niisuguste poliitiliste kemplemiste poolest. Lihtsalt mis ma nagu välja tõin, nende kord on see Türgi on ju, kord on Hiina, kord on Brasiilia, kõik need arenevad riigid, et kui te sinna plaanite investeerida, siis ärge vaadake ainult need finantsandmed, et üks oluline asi nende riikide juures kõige hullem ongi, ma arvan, see poliitiline risk, et küsimus on, millal see realiseerub. Jah, ega nagu täna USAs on ju, poliitiline risk, Trump, minnes tea, võib-olla Trump ongi järgmine USA diktaator, et kõik on võimalik, aga mis on nagu huvitav, alati selliste korrektsioonidega, kui nad lähevad nagu väga veriseks, siis USA eelkõige seal meedias hakkad tulema erinevad nagu siuksed pildid ja kui nagu läheb väga veriseks, siis väga tuntud siuke pilt, mis kuvatakse, on börsimaaklerid, et kes hoiavad nagu kes on ahastuses on ju ja üldjuhul on see tähendanud ka sellist väga hea ostukohta. Kas praegu on juba näod koledad? Praegu esimene pilt CNBC's tuli, et jah, maaklerid olid seal murelikud. Ehmunud jah, aga ma ütleks, on ka hullemaid pilte, et siin on juba prognoositud ka, nii et vahepeal on sellised pildid, kus nagu maaklerid hoiavad hinge kinni ja on niisugune palumise asendis, et see näitab nagu seda, et ikka nutt on täiesti kurgus, et siis on viimane aeg ostma hakata. et praegu tulid esimesed pildid alles, et jah, ja eks näha on, et kui see nädal ikkagi põrkama, et siis oli päris hea ajastus. Aga räägime siis natukene ka möödunud nädala võitjatest kaotajatest, mina nüüd väga palju ei leidnud, et suhteliselt üllatavad vaikne nädal oli, aga võib-olla mõnest räägin, et Nvidia, kes siin on võib-olla natuke nagu pihta saanud, siis tema on ikkagi väga palju investeerimas ju uude tehisintellekti ja tehisintellekti tehastesse ja ma ei tea, kas sina Meelis seda uudist nägid, aga uus tehas tuleb nii suur ja võimas, mida pidi kosmosest näha olema. See on päris hea benchmark, eks. Et ei ole ainult Hiina müür ja Pentaga Hiina müür on ja siis pidi olema ka Nvidia nagu uus tehas, et peab päris võimas olema. Ja teine asi, mis ma tahtsin rääkida, et mäletad, aeg läheb ruttu, ma ei mäleta, millal see oli, aga aasta 2 äkki tagasi võib rohkem, kui ühel hetkel siis Elon Musk ütles ju oma töötajatele, et ärge aktsiaid müüge, et aktsiad on odavad.
ja ise müüs samal ajal. Ja siis nagu väga raske oli nagu tema käitumist kuidagi ju põhjendada või õigustada. Siis ta nüüd tuli, kuna Tesla aktsia nüüd tippudes ju 2 korda kukkunud on ju, et põhimõtteliselt kogu selle tõusu ära andnud, mida siis nagu Trumpi valimisega nagu kaasnes, siis ta tuli uuesti, et selle avaldusega, et ärge nagu jumala eest müüge, sest aktsiad on odavad ja muu seas, et noh, ütleme, lähitulevikus Tesla ei ole enam mitte nagu autotootja, aga noh, ta on ka nagu AI sektoris ja järjest enam võib-olla seal humanoid robotite tootja ja ma saatsin sulle ka Meelis ühe sellise pildi, kus noh, Elon Musk on siis nagu uue Tesla tehisintellektist humanoidi juures, kes väidetavalt pidi süüa tegema, et humanoid ise, robot maksab ise $5000 ja pidi paremini süüa tegema kui maailma tippkokad, et kas sina usud seda? Ma tahaks ennem ise ka proovida. Tõesti, täna ma ei usu, et mingi robot suudab teha nagu paremini süüa. No võib-olla meist teeb paremini natuke, ma ei oska öelda, kuigi ma sellest ka kahtlen natukene, aga teha nagu maailma tippkokkadest paremini. No tõesti jah, et siuke äkki, aga noh, äkki see on tulevik tõesti, et siuke täna auto on ju siuke mingisuguse hinnaga on ju siis robot on võib-olla seal siuke noh, nagu auto asendaja või siuke kõrvaltoode, mis peab igas peres nagu olema või midagi siukest, et jah, et mõte on ma arvan, et turgu nagu oleks. Siis võitjate poole pealt Hiinas Tencent, no ütleme üldse Alibaba on ju tõusnud, nüüd tõusis Tencent ka 12%, tulid 4. kvartali tulemused, oodatust paremad, lisaks ettevõtte ostab $1 miljardi eest nagu aktsiad tagasi, mis on ka alati siin hea uudis. Siis Boeing, Lockheed Martin põhimõtteliselt kukkus, aga Boeing tõusis 10% eelmine nädal, kuna siis tema sai riigilt diili sõjalennukite tootmiseks näiteks on ju, et ma nägin, see Boeing, see F-47, et miks just 47 kuskilt käis läbi, et see on kuna Trump on 47 USA president. Aha, okei. et siis suruti Boeingu siuke diil ära ka nagu. Aga ma olen mõnikord, ütleme, pigem sina oled rohkem rääkinud Robin Hoodist, tõusis 13%, kas sa nägid, miks ta tõusis? Mul ei... Ma siis valgustan sind ja kuulajaid ka, et noh, teame, et tegemist on ju maaklejafirmaga, aga Robin Hood tuli siis uue nii-öelda teenusega ka turule, et lisaks sellele, et ta nagu aktsiad vahendab, ta teeb ka enda sellise ennustusplatvormi. Ja tavaliselt, noh, meil on, kui me räägime mingites, no mingi spordisündmustele panustatakse, noh, siis tema ei panusta spordisündmuste peale, aga erinevate, no laseb siis inimestele panustada erinevatele majandussündmustele, kaasa arvatud näiteks, et kas veed tõstab intressimäära, et kui palju ei tõsta, et noh, sineb ka sinna sektorisse, et majanduspetting on siis ka Robin Hood uus selline aru. Väike siuke kasiino. Ja kehvema poole pealt Nike on ju, mida ma siin vahepeal ka mõelnud, ei ole ostnud veel, noh, tulemused tulid, oodatust natukene kehvemad, pigem just see, et laovarud on veel suuremad ja kukkus aktsia veel 5%, et läheb natuke veel aega, kui laovarud vaiksemaks lähevad ja FedEx võib-olla, noh, ütleme, kukkus ka 7%, noh, ütleme, otsene siis kaubandussõja või tariifide nagu kaotaja, noh, ka muidugi vihjas sellele, et on nagu sektorile halba tegemas ja nendel oli see tegelikult 3. kasumhoiatus nagu järjest juba. Jah, ma vaatasin ka seda Nike, et ega seal midagi tõesti head ei ole, et müügitulud tegelikult kukkusid aastases võrdluses 10%, et kui detsembris korra oli nagu siuke kerge müügikasv ja natuke aktsia isegi taastus, siis jaanuari-veebruari tulemused tulid nagu noh, niivõrd kehvad, et see oli nagu siuke double digit number nagu negatiivne protsentuaalselt ja noh, mis võib-olla Nike'iga noh, tasuks nagu selles mõttes ettevaatlik olla, et kuna nad toodavad vaata USAs või Hiinas enda TOS spordiriided, et siis tõenäoliselt Nike'i toodetele USAsse nagu eksportides rakenduvad on ju tollid. Aga kas nemad ei plaani USAsse tootmist tagasi ja selleks jälle kallim on see tootmine? Jah, et ilmselt noh, siin tuleb siis hakata mängima, et kas sa lasad marginaali allapoole ja või siis tõstad hinda ja võib-olla ei ole enam nii konkurentsivõimeline, et ütleme, Nike'il ei lähe veel hästi, ütleme, läheb aega. Läheb aega. Nio. Niost ka, jah, räägime natukene. Jah, tulemused tulid välja ja noh,
vaatasin nädalaga siin kukkus 8%. Ma oleks oodanud suuremat kukkuvist vaadates numbreid. Ja ütleme tõesti nii, aga pigem midagi head seal ei ole, et müügitulude poolest vaatasid kasv aastaga 15%, kuigi allapoole analüütikute ootuseid, siis autosid müüdi ka nagu päris korralikult tegelikult siin viimane kvartal. Jaa, aga selle aasta esimene kvartali prognoos oli kõvasti alla ootust on ju, ja üldse aasta müük on ju. Jah, ja võib-olla mis ikkagi kõige kurvem on see, et kvartali kahjum 1 miljard ligi. Et see on nagu eelmise kvartaliga 32% suurem on ju, ja aastases võrdluses ka nagu korralikult kasvanud, et kuidagi 1 miljard, see on päris suur number, et vaadates palju nii on nagu vaba raha on seal kuskil 5,7 miljardit. Kuigi nad saavad nüüd juurde, on ju, et ma lugesin, et tõenäoliselt tõstavad, et Hiina mingid fondid panevad sinna raha juurde ja pluss see, et neil on see akude pool, et sinna tuleb uus investor, kes maksis ka päris suuri summasid. Ja ma vaatasin, see Kattel investeerib seal 350 miljonit. Nad lubasid muidugi nüüd kuludega tõsisemalt tegelema hakata, aga muud üle ka jään ju. Jah, et eks tuleb ka koomale tõmmata. Ja me oleme seda juttu muidugi varem ka, lubati juba selleks aastaks, et jõuavad selle aastal kasumisse nüüd lükati aasta võrra edasi, et tahaks näha ennem on ju. Jah, pigem on ilmselt see, et mingil hetkel jälle Hiina valitsusega seotud ühingud jälle natuke tõstavad seal raha juurde. Seda juttu, spekulatsioone on praegu jah, et sealt tuleb raha juurde. Jah, et vast pankrotti ohtu ei ole, ilmselt ei lasta ka nagu, et ta on ikkagist päris ta ei ole nüüd päris luusid on ju, et kui me nagu luusidega räägime, seal on nagu hullem on ju see seis, aga kui me võrdleme teiste Hiina tootjatega, BYD näiteks on ju, kuidas võtab turg on ju, laadimisasjad ja kasumisasjad on ju. Ja just praegu tulid tulemused ka, ma ei jõudnud vaadata, aga tundusid nagu väga positiivsed tulemused ja eks seda näitab nagu aktsient ka, et just eelmine nädal BYD puudutas enda all-time high tipud ära. Ja nad tulid uudisega ka, et seal uutele mudelitele panevad peale sellise laadimise võimekuse, et just 5 minutiga saavad 400 kilomeetrit sõiduraadiost, et mis pidi või mis ongi nagu sama kiire kui tankida tavalist on ju bensu või diisli sõidukit on ju, et seal nagu ei olegi enam vahet elektril või siis diisli või bensumootoriga autol, et jah, et siuksed see oleks läbimurra juba jah. Läbimurra ja eks see võib-olla sõltub sellest taristust ka, et mulle tundub, et ka siin Euroopas on ka tegelikult see võimekus paljudel autodel nagu olemas, et siuke 10-15 minti, et saad nagu väga suure kilometraaži nagu akut. Ja neid kohti, kus need laadimised on, need seda ei ole? Isegi need kohad on, aga see laadimis sellest masinast või sellest ei tule nagu nii palju välja lihtsalt parasjagu. Need kohti ka muidugi ei ole, need on ikka vähe. Ja, et need superchargereid nagu USAs on Tesladel, et vaatame, kus BYD tänasega lendab siis. Räägime natuke siis Peetrite portidest, et see aadress on siis blog.seetbank.ee, et vasti saab kuu läbi, saab jälle natuke nagu kirjutada. Väikse Peetri port veel suhteliselt okei, ma ütleks isegi, et kuna see on nagu Baltikumi suunaline suuresti on ja natuke Skandinaaviat ka, siis see nagu hoidis hästi, isegi tõusis siin möödunud nädalal. Kui me nüüd räägime suurest Peetrist, siis suure Peetri aasta algas suure mürinaga ju. Põhimõtteliselt me olime siin 2 nädalat tagasi või 2,5 nädalat tagasi olime 6% plussis, nüüd oleme nullis. Ja ütleme, see tagasilöök on tulnud 2 kohast, et eeskätt siis nagu kasvuaktsiad, pluss ütleme, dollar on kukkunud ju euro vastu põhimõtteliselt natuke üle 5%, et see ka ju jookseb otsa sisse suure Peetri portfeli, kuna me mõõdame siis ju tootlust nagu eurodes ja ütleme, mis puudutab siis seda rahavoo poolt, seal on isegi üsna okei, aga ütleme kasvu aktsiatest, enne mainisime jah, et seda ostsime seda Nasdaq 100 indeksit, et sellega on täna üsna okei. Ostsime ju enne seda suurt langust ka natuke siin MicroStrategy't, sellega on nagu väga hästi, et see on isegi natuke üle 21% nagu üles läinud, aga mis on siis nagu kukkunud?
kus me ei jõudnud panna neid nii-öelda stop-losse peale, on ju, et plokk, noh, on täna nagu kõige hullem, -30%, noh, kuigi ütleme, rahaliselt on see 7500 miinust, no, ja ütleme, natuke üle protsendi on siis kogu portfellist, et noh, absoluutnumbris mõju ei ole, numbrit on lihtsalt kole vaadata. Noh, Fiver oli ka selline spekulatiivne positsioon ja mängitud rohkem intresside languse peale, see on, noh, ei tulnud kohe, mis me ootasime, 21% miinuses. Ja mille kohta ma olen möödunud nädalal lugenud erinevatest kohtadest, on see Tekker Sautur, et noh, see kukkus ka ju, noh, me oleme 20% praegu miinuses, aga noh, ta tippudest on mingi 40% alla, on ju, et ta on väga palju nagu kukkunud ja no mitmed siis väärtusinvestorid on juba juhtinud tähelepanu, et noh, et tulemused ei olnud nii hullud, et noh, on juba vaikselt nagu seda võib-olla ostma hakanud ja noh, Niiost me oleme rääkinud, mingi hetk olime +10, nüüd oleme -30, on ju. Aga noh, summa summarum, noh, täna portfellis on, ma vaatan huvi pärast need likviidsed positsioone, et kui palju meil seda vaba raha siis nagu portfellist on, et noh, USA lühiajalises võlakirjas on natuke üle 70 000 eest ja pikaajalises võlakirjas on 100 000 eest, noh, nii-öelda nagu raha ja 170 000 siis kokku. No umbes jah, et noh, see teeb, noh, ta teeb mingi, mis ta siis teeb, mingi 13-14% on sellised likviidsed asju umbes on ja no meil on mingid sellised aktsiad ka, mis on ju rahulikumad, kus no vajadusel saab raha võtta. No üks asi, millega ma muidugi väga rahul olen ja oleks muidugi oluliselt varem osta, on siis Berkshire Hathaway, et no vanaärega kõige rasked ajad on, paneb ikka kõik paika, paneb selle SP500 paika on ju. Mainisin ennem, et selle aasta algusest on noh, 7-8% miinuses, me oleme Berkshire Hathaway ostuga 2 nädala 8% plussis, noh, ja aasta alguga see veel rohkem plussis on ju, et ikka väga hästi on sellega. See siin keegi küsis ka paar saadet tagasi, et kuhu te investeeriksite, on ju, et siis tunduski Berkshire Hathaway kõige süke parema riskitulu suhtega, et kus pool portfellist on seal lühiajalised USA riigi võlakirjad ja pool portfellist on siis equity risk, et ja see nagu ongi, investorid on kasutanud nagu turvasadamana täna seda aktsiat, et turbulentsetel aegadel joostakse Berkshire Hathaway poole. Ja aga läheme siis Meelis nende küsimuste juurde, kuna need on päris palju ja et me jõuaks nendele ka vastata, siis alustame Aivari küsimusega ja temal on sellised, noh, jälgib ka aktsiaturge ja küsib siis meie arvamust, et ütleme kohe ära, et me ei jõua nüüd ju kõiki üksikaktsiaid jälgida ja me ei saa anda ka üksikaktsiade kohta nagu soovitusi, me saame lihtsalt oma mõtted siin väljendada, et ta küsib siin Euroopa kaitsetööstuse kohta ja toob Prantsusmaa Parroti aktsia välja, et no ütleme Euroopa sellised droonifirmad, kas võiks tõusta, noh, sama lugu ma ütlen, et noh, nagu teiste nende kaitsetööstuse ettevõtetega, et noh, eks nad on juba tõusnud päris palju, aga ta toob välja Leget Plati, mäletad, oli kunagi meil sinu Suure Peetri portfellis, oli dividendi kuningas, no ta läks, me ei mäleta, mis hinnaga me see välja müüsime, ta oli seal natuke üle $10, ma vaatasin, nüüd on natuke üle 8, ta on edasi kukkunud tegelikult ja no, ta ongi siin viimase 20 aasta põhjades, natuke vaatasin, noh, trend tehniliselt on ikkagi väga nõrk, on ju, et ma ikkagi tahaks näha ennem kui siis asi pöörab. Ja noh, viimane on ta X-Banki kohta küsimus ka, et noh, sellel siis on, no tulid ka tulemused, aktsiagraafik on tõusev erinevalt Niiost, aga võib-olla ka, noh, ütleme, tulemused tulid muidugi natuke paremad kui Niol on ju. Jah, X-Bank on natuke ikkagist paremini läinud, et neil isegi revenued on kiiremini kasvama hakanud kui Niol ja ma vaatasin, mis võib-olla X-Banki puhul on oluline, et nad põletasid alla 200 miljoni kvartalis cash, et noh, Nio põletas seal 5 korda rohkem. Ja 5 korda rohkem, et selles suhtes X-Bank on natuke paremas seisus, et kuigi nad autosid tükiliselt müüvad rohkem isegi kvartalis, aga noh, kuna Niol on lihtsalt see laadimistaristu, et see on niisugune strateegiline asset, et see võib nagu tulevikus neile lisatulusid tagasi tuua. Siis Mihkel küsib, ütleb, et me promome kogu aeg reality income'it, noh, me ei promome, lihtsalt räägime, et miks me teda ostsime Suure Peetri portfelli, aga ta küsib, et aga mis on siis meie arvamus Gladstone kommertsiali kohta, et lühendiga kuud, et ja kirjutaks kood siis, et noh, vaatasin seda ettevõtet tõesti, ta maksab ka igakuiselt, aga noh,
temal ei ole lihtsalt nii kindlat dividendipoliitikat ja ta ei ole selline dividendi aristokraat, vaadake tema dividendi ajalugu, et kui on keerulisemad ajad, ta kogu aeg vähendab dividendi ja see on siis me tahame ikkagi osta sellised tugevad ettevõtted, mis aja jooksul dividendi nagu kasvatavad, et selles mõttes ostamegi kvaliteeti. Siis Neeme kirjutab, et on meie pidev kuulaja ja peab meie saadet Eesti parimaks investeerimispodcastiks, täname. Siis ta küsib, et meil on teatavasti Suure Peetri portfellis 2 siis seda USA võlakirja ETF-it, üks on siis Treasury lühiajaline, ütleme alla aastane, kus me kõige likviidsem raha on ja teine siis üle 20 aastased, et miks just need valikud ja ütleme, kuidas need aitavad siis portfelli tasakaalu hoida tänases intressikeskkonnas, et selgitus on lihtne, et see pikaajaline oli mõeldud ju selle peale, et USA keskpank alandab intressi ja see teatavasti siis tõstab nagu pikaajaliste võlakirjade hinda, seda ei ole juhtunud nii kiiresti, kui me oleme nagu prognoosinud, aga enne me just rääkisime, et veel ka selleks aastaks ikkagi ju prognoosib 2 langetust ja me hoiame seda edasi, aga lühiajaline on põhimõtteliselt, me teeme nagu Buffettit, et kui pakutakse siin, ma ei tea, 6,5% tootlust, siis loomulikult me sellist likviidset raha nagu seal hoiame ja kui on mingi hea aktsiaost, nagu meil oli viimati see Nasdaq 100, siis me sealt raha võtsimegi ja selline likviidsuspositsioon on ju. Jah, aga see, ütleme, ega see pikaajaline võlg ei seisa ka niisama, et me ostsime ta kuskil 400%. Ja see toodab ka intress, jah. Et on meil üle aasta siin sees olnud ja me oleme nii-öelda seda tootlust kätte saanud. Siis ta muidugi mainib ka Rheinmetalli ja siis, et Austria mootoritootja Steyr Motors on tegelikult nagu veel rohkem nagu tõusnud, et üle 1000%, et kas see kasv on jätkusuutlik või mitte, et ma vaatasin seda jah, see, ütleme võib-olla tõesti, kui sa kirjutasid, siis tundus enda tippude hetkel see aktsia olevat, et peale mida, ütleme, see aktsia käis 400 ja peale seda ta on täiesti ära kukkunud, et siin mingil päeval oli 42% allpool, siis uuest sama palju allpool. Aga miks ta nii palju kõigub, ma ei isegi seda jälginud? Teate, kuna ta on nii-öelda kaitsetööstuses, et siis eeldati, et ta on, saab mingisuguseid diile, et ta toodab nagu mingisuguseid diiselmootoreid ja selliseid komponente, aga kui aktsia lendu läks, siis omanikud tulid kohe müüma, et saadi aru, et see on nagu õhk, ja siis kukkus sama kiiresti alla ka, nii et siuke spekulatiivne kraam. Siis Christopher küsib, et kui mina või sina ärkaksime homme USA presidendina, et mida me siis teeksime, et USA majandus taas rivisse saada. Ma ei tea, iseenesest ma arvan, et sammud, mida nagu Trump teeb, on ju õiged, aga ma arvan, et ma ei läheks nüüd tollidega teiste riikidega tülli, on ju. Jah, tõenäoliselt vähemalt oma parimate partneritega üritaks mingisuguseid paremaid diile nagu läbi rääkida ja muidugi see, mulle meeldis Trumpi siuke poliitiline vaade on ju, et kuidagi siuke pro-Russian nägemus ja üritavad nii-öelda iga hinnast mingi kokkuleppele minna, et pigem peaks ikka USA nagu demokraatia kaitsja, vaba maailma eestvedaja on ju, et sisuliselt kui ma oleks seal Trumpi asemel, siis ma arvan, et siuksed mõttekaaslased nagu J.D. Vance ja Marco Rubio ütleks you are fired ja Muski võib-olla kutsuks ka korrale, et võtta rahulikumalt, et mina tegela Teslaga ja enda rakettidega, et see... Ja robotitega, jah, tee millega sa oled eluaeg tegema, täpselt, et siis mõjub nagu ettevõtetele ka paremini, et see, mis täna ikka Teslaga toimub, et tõesti näed, et Elon Muskil ja isegi Trumpil nad saavad koos aru, et nad on jama teinud, et siuke pro-Russian on otsete kirjutatud, Tesla põlevad siin iga nurga peal, et näha on, et poliitiline suund rahvale ei meeldi, on ju. Siis Karl küsib, et virtuaalportide kohta ta on märganud, et väikse Peetri portfellis on siis United Property fond ja ei ole siis Efteni kinnisvara real estate fondi aktsia, et miks just selline valik, et
me oleme seda tegelikult vist 2 korda juba põhjendanud, et võib ka vanadest saadetest kuulata, aga mainin, et lihtsalt see United Property Fond on enda puhasväärtuse vastu rohkem alahinnatud täna ja teine asi, et erinevad siis teisest instrumentist seal sees ei ole edukustasu, et dividendimäära poolest ma ütleks, et nad on kui see eftine aktsia maksab see natuke üle 5%, siis fond täna maksab natukene vähem, aga nendel on ka dividendipoliitika, et maksta mitu korda aastas dividendi ja pikaajast ma arvan, see dividend on suhteliselt sarnane ikkagi ja võib-olla natuke rohkem kajutatud erinevate sektorite vahel ja lihtsalt täna on puhas väärtuse vastu odavam, et see oligi see põhjus, miks me seda valisime, aga nad on mõlemad meie jaoks nagu head, et lihtsalt üks oli natuke soodsam. Siis küsimus sulle nüüd, Meelis, et Mart on ka meie saadet siis pikalt kuulanud ja tänab, et me viitsime inimeste harimisega üldse tegeleda, ikka viitsime, ära muretse, aga et kuna Meelis, sa oled palju rääkinud nendest libisevatest keskmistest, et ja just mainid seda 150 päeva libisevat keskmist, et see küsimus ongi see, et miks just 150 päeva libised keskmised on veel ka ju 50 päeva ja 200 päeva libisevad keskmiseks, et miks just see, ütleme, sa siis nagu kasutad? Jah, ütleme 150 ja 200 libiseva päeva keskmine, nad on niisugused pikaajalised libised keskmised, mida hästi paljud investorid nagu jälgivad, et see on nagu pigem natuke niisugune eelistuse koht, et kas 150 või 200, et võid ka mõlemad kasutada lihtsalt, et kui on niisugune korrektsioon, et kas 150 pealt oleks võib-olla esimene level, kus hakata ostma ja kui kukub 200, siis võtta juurde või siis samamoodi cut your losses on ju, et kui turg kukub alla 150 päeva libise keskmise, et siis oled turult väljas, et või müüd nagu pool maha, et eks see on niisugune riski manageerimise koht, et jah, ja kõik need lühiajalised sellised 20 ja 50 päeva libised keskmised, eks nad on niisugused trendi näitajad, aga nad on niisuguse hästi lühiajalise trendi näitajad, et see 150 ja 200 nad on pikaajalise trendi näitajad, et kui need liiguvad ülespoole, siis me oleme pulliturul, kui need liiguvad allapoole, siis on oht, et me vajume ikkagi karuturule. Ja ta on teine küsimus veel, et kui ta on aktsiatest mingid aktsiad ära nagu müünud ja ei taha võib-olla kohe osta, et passib nagu uue aktsia ostmist, et kas on mingid sellist head mõistlikku kohta, et kus siis seda raha hoida, et inflatsioon seda nagu ära ei sööks ja midagi siis nagu teeniks ka, et see sõltub, et mis valuutas see asi on, et meie Suure Peetri näitel rääkisime, et me oma dollarid hoiame seal Treasury ETF-is põhimõtteliselt siis on ju, et seal tuleb arvestada selle tehingutasuga lihtsalt, et see maksab seal, oleme mis platvormi kaudu ostate või panga kaudu, siis võib seal 10-15 eurot nagu maksta, et siis peab arvutama, et kui palju seal intresse nagu teenib, on ju. Aga meil on ju kui on eurodes, meil on ju erinevates pankades ka sellised, ütleme võimalused, kus sa saad lühiajaliselt tõsta oma raha koguesse näiteks, on ju, oma nagu säästud ja võid alati kohe sealt raha välja võtta, on ju, et teenid seal 2% kandis vist aastabaasil on ju. Ja ma vaatan, et ta küsis portaalide kohta ka, et tal Bloomberg terminali endal ei ole nagu meil, kus me üldjuhul vaatame, aga võib-olla kõige tavapärasem, kättesaadavam ja isegi väga hea on Finance Yahoo, kus saab kõiki neid libisevaid keskmiseid sinna graafikule panna. Stockcharts.com on ka tegelikult, et seal on erinevad versioonid, tasuta versioonis on natuke vähem ja variante, aga Yahoo Finance'is on ka, jah. Jah, et siuke Yahoo Finance, kui lähed, otsid näiteks SPY aktsiat ja seal on siuke väike nupuka Advanced Charts, et seal siis saad oma soovide järgi igasuguseid indikaatoreid lisada. Siis eelviimane küsimus, Eduard tänab Eesti parima investeerimissaate eest, aga temal on mure Enefit Greeni osas ja parub meie suunalist arutelu siis natuke, et tema siis ka kunagi ostis seda, mitte päris IPO-st, aga ostis 4 euroga, IPO oli 2,9, tal portfellis on seda umbes 7% ja et ta on püüdnud olla kannatlik, aga kannatus hakkab nagu lõppema, mida siis nagu teha ja mis meie siis meedis täna nagu teeksime, et ütleme, et ei tõmbleks ja et kas me müüksime ära, hoiaksime või ostaksime midagi muud asemele, teatavasti
me müüsime selle ära ju Suure Peetri portfellis, et noh, küll oluliselt kõrgema taseme pealt, et ma arvan, see hind oli seal 3 euro kandis äkki, kus me nagu ära müüsime ja suurendasime tegelikult Ignitise positsiooni, kuna noh, Ignitis maksis selgelt suuremat dividendi ja fundamentaalselt oli odavam, aga noh, nüüd on, täna vaatasin, Enefit Green on juba 2,4 euros, et noh, ta on nagu kõige aegade põhjas. Mida sina, Meelis, siis teeks? Raske küsimus. Jah, ütleme selles suhtes, kuidas mina nagu aktsiaid hindan, ütleme Enefit Greenil, ma ei ole liiga palju uudiseid jälginud ja mingi aruandeid lugenud, aga siuke kiirhinnang on selline, et kui võtad Bloombergist ettevõtte majandusaasta aruanded lahti ja vaatad numbritele peale, siis noh, vaadates nii-öelda müügikäivet, seal on noh, pigem see on langustrendis, 4 aastat pole nagu kuskil liikunud, pigem allapoole tulnud. Net income, noh, ettevõtte iseenesest kasumit teenib, viimased aastad isegi on suutnud kasvatada, aga mis mind nagu murelikuks teeb, on vaba rahavoog. Ettevõttel on 260 miljonit eurot aastas, et no see on kindlasti siuke ohukoht, mis tekitab nagu küsimusi, et kui sul kogu revenued on 185 ja free cash flow on 260, et see on küsimärk ja kui sa vaatad, mille alusel nad siis endal seda vaba raha voogu finantseerivad, siis vaadates, kuidas neil nagu laen on kasvanud siin paari viimase aastaga, see on noh, meeletu nagu, neil on laenukohustused on 700 miljonit ja vaba raha on 44 miljonit, et noh, sisuliselt neil on laenu sama palju kui neil kogu market cap. Isegi vist rohkem natuke, no ma vaatasin viimati mingi 680 või ja isegi natuke isegi rohkem. Market cap on nagu allapoole tulnud ja laen on nagu kasvanud, et noh, kindlasti see on nagu väga suur siuke riskikoht, et noh, kui ma lihtsalt vaatan numbritele peale, siis noh, kui ettevõtte kiiresti raha ei hakka kokku hoidma, et siis võib probleeme tulla, et ja noh, kus nad saavad raha kokku hoida, et dividendide arvelt, noh, esimene küsimus nagu, et võib-olla praegu investorid kardavadki seda, et kui nagu tuleb dividend cut ka, et siis sa oled nagu siuke Baltic Horizoni versioonis, et kus allapoole trend ja istud ja ootad ja sa ei tea, kus see nagu põhi on, et selles suhtes jah, ma iseenda portfelli selliseid asju oli, et pigem, aga kui sa oled seal sees, et siis no 7%, väga suur osakaal ei ole, aga no emotsionaalselt ikkagi päris palju miinuses. Mina selle aega raiskaks cut your losses. No kui sa sektorisse usud, kas see sama Enefit Green on ju, sa saad kohe dividendi, rahavood on positiivsed või midagi muud on ju. No, mitte Enefit Green ja Ignitist on ju siis. Jah, et selle Enefit Greenil on keeruline näha, et siuke hästi kiire pööre tuleb, et kas nad siis peaks mingi varasid müüma või ma oskagi öelda või restruktureerima, et kulusid kokku hoidma. Jah, et täna ei ole seal kahjuks positiivsed nagu uudised. Ja viimane küsimus Andres, kes ennast peab nagu algajaks investoriks, et ta on ostnud täna pigem siis üksikud ettevõtted ja on näinud nii kasumit kui ka korralikku miinust ja hetkel on siis enamus aktsiad punases nagu Trumpi nokamüts, päris hea võrdlus. Ja aga temal nagu jätkuvalt usku nendesse ettevõtetes on, kuna kogu portfell tervikuna on ikkagi nagu nulli läheda veel, aga kuidas siis väike investor peaks nagu käituma, et kas tegeleda põhimõtteliselt nagu üksikute aktsiatega edasi või võtta siis ka nagu indeks aktsiad, ETF nagu juurde ja tal jäi siis silma siis hiljuti loodud selline noh, ütleme Euroopa kaitsetööstuse ETF põhimõtteliselt, et kuhu on siis koondatud Euroopa suurimad sõjatööstused. Noh, siin võib tekkida selline tüüpiline algaja viga, et kui nüüd Andres peaks minema nüüd oma positsioone nagu kohe müüma ja minema ostma just seda kaitsetööstuse ETF-i, et ütleme, risk on seal peamiselt see, et ma mainisin, et need aktsiate hinnad on kõik seal tipus, aga teine asi on see, et tavaliselt noh, turul on nõudluse pakkumine, et selle suunas ETF-id tulevad ju siis, kui mingi sektor on väga nagu hitiks mängitud, et ja noh, kuna see kaitsetööstus on nii kuum, siis see on nagu selleks ka loodud, et noh, mina sinna ETF-i tervikuna, noh, need on nagu head instrumendid, aga ma ütleks, et täna ma soovitaks sellega nagu ettevaatik olla, aga nende üksikute aktsiatega, kui sa nendesse usud ja nende fundamentaalid on tugevad ära, siis täna nagu müüma hakkad, pigem osta neid juurde.
jah, ma vaatasin sinna ETF-i korra sisse ka, et kuna jah, ta on just värskelt välja tulnud, et siis niisugust hinnagraafikut väga pikka ei ole seal olemaski, aga kui kontsentratsioon kindlasti suur on Rainmet. Ma vaatasin seal siis suur, 6 suurimat positsiooni moodustab kogu ETF-is 70%. No väga suur ühe ettevõtte risk. Jah, seal on Rainmetall on 20%, Leonardo on seal Itaalia kaitsetööstuse ettevõtte 15%, Saab 10%, et sisuliselt täna, et tunnetus saada, et kas ETF on nagu kallilt hinnastatud, võtta lahti näiteks Rainmetalli või Saabi või Leonardo jah, üksikaktsiate graafikud ja siis sa saad aru, et sa tegelikult ostad tippude tipust nagu ja kohati, see on selline tunne, et sa nagu hüppad nagu rongi peale ülejääl viimases peatuses, rong on küll rahvast täis, aga keegi täpselt aru ei saa, et kas rong siis liigub nagu paar peatust edasi või see liigud juba nagu tagasi suunas, et ütleme, täna on need riskid päris suured, et ma isegi kaitsetööstuse aktsiatele, Euroopa omadele kohe ma peale ei hüppaks. No hea investeering on see tavaliselt, mida enamus investorid kohe ei taha, aga võiksid tulevikust tahtma hakata, kui sa täna mõtled nende kaitsetööstuse peale, siis enamus on selle nagu maha maganud, tahavad nagu järele joosta ja siis on need ohtlikud kohad, et olge ettevaatlikud, jah. Jah, et kuidagi nii nagu on, et tavaliselt buumi tipud tulevad siis, kui hästi palju küsimusi tuleb kaitsetööstuse kohta või mingi sektori kohta, et siis on näha, et pigem jah, et mõelge, mis on need sektoride kohad, mis on täna ebapopulaarsed on ju, et ja mõelge sinna suunas on ju. Aga tõmbame siis sellega otsad kokku, mul on hea meel, et Meelis selle tagasi kuulajatele ka kindlasti ja kohtume siis juba uuel nädalal. Kohtumiseni. Kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvutingimustega ja peanõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.